Andres Sööt. Millega sa keerad inimese lahti? Mis on see võti või meetod või võte, millega hakkab inimene elama? Noh, kui see võti oleks olemas, siis ei tohiks seda näidata, sest et siis see on ka ametisaladust avaldamine, aga iga inimese puhul on see erinev ja mõne inimese jaoks ei olegi võtit. Kui on olemas inimene kinokaameraga, siis on see Andres Sööt. Nimekiri Söödi autorifilmidest ja operaatoritöödest on nii pikk, et kui need eetriminutid kokku lüüa, tekib küsimus, millal meie dokumentalismi suurkuju magas. 60-ndatel hakkab Moskva kinoinstituudist Eestisse tagasi saabuma režissööre ja operaatorid nii, et saab rääkida rahvusfilmi taastekkest, no nii palju, kui see toonases Nõukogude Eestis võimalik oli. Ja tekkis ka uus sõjajärgne dokumentalistide koolkond, kuhu kuulus kindlasti ka Andres Sööt. Ole hea, lase tulla. Sööt on enda filmide juures nii režissöör kui operaator ja miks ka mitte. Keegi ei lähe ära, lauljad, meil on tõsine palve teile. See tänane proov on väga vajalik proov, et meil peoaeg läheks kergemini. Tema filmide puhul on eriline, et isegi kui tundub, et tegemist on puhtalt millegi jäädvustamisega, siis alati tekib sealt suurem üldistus, nagu kuppel. Ei, kanged naised ei taha mitte alla tulla või üles minna. Ettevaatlikult mitte üle pillide. Ja muidugi on olemas allegooria. Piir avala siira pilgu ning peene iroonia vahel on mänglev, aga selgelt olemas. Nii et tekib küsimus, kuidas toona need filmid ekraanile jõudsid? Millest koosneb Marsi atmosfäär? Sellele küsimusele peavad andma vastuse spektraalvaatlused. Võiks arvata, et varjatud kaamera on tänapäeva vallatus, aga Sööt kasutas seda juba 60-ndatel. Filmis kohvikus salaja inimesi, sinna peale kõlasid Alliksaare luuletused ja Beatlid. Kui see pole rock'n'roll, siis igatahes on need parimad pildid Marsist. Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu. Mis kord on alanud, lõppu sel pole. Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole.